jaa, no näed. Ma kuulsin lausa seda. Kas saab särts? Särtsaka särk on jah. Ma natukene juba kardan seda. Salvestust näperdada siin neid asju. Ma olen siin su jalanõud. Villasussid Vill on ju vana ja sellega saab sädenik teha õhtul pime. Ja vaibad ja... Noh, see nüüd siis ei aidanud. Ma panen siit salvestama. Tere tulemast taas kuulame ja vaatama Häädemeeste Seltsimaja podcasti Hääd inimesed. Ja täna alguseks selline väike lõbus fakt, et see on meie selle aasta esimene salvestus. Ja kuigi on juba jaanuarikuu viimane päev, siis me ei ole teinud tegelikult rohkem kui 6 aega. Nii et kõik on uus. Mis te teinud olete siis? Magistritööd. See selgitab. Ja olnud ka haiged. Aga seetõttu on mul väga hea meel, et ma tean, et mul tuleb selline kerge ja lõbus saade. Vähemalt see eeldus on olemas. Ja külas on mul Jaak Aasma. Tere! Tervist! Nii, Jaak, ma tean, et sa oled meie saateid jälginud ja võib-olla juba mõtlesid ette, et kuidas sa vastad minu esimesele küsimusele. Aga selle ennetuseks ma siis küsin sinult hoopis, et kuidas sul läheb? Eestlaslik oleks vist öelda, et normaalselt, aga täna hommikul, kui ma koristasin garaaži, jõudsin ma järeldusele, et mul läheb väga hästi. Nii et tänan küsimust, mul läheb väga hästi. See on väga lahe. Seda on hea kuulda. Ja kui ma ennem siin sättisin, enne kui sa jõudsid, siis ma mõtlesin sellist asja. Või mul tekkis see idee, et mõtle, et inimesed on nõus mul tulema siia ja lihtsalt rääkima juttu nagu ilma mingi konkreetse põhjuse või segajat, et see on nagu täitsa uskumatu lugu tänasel päeval minu arvates. Ja ma olen väga tänulik selle eest, et sa siia tulid. Aga täna me siis tegelikult ikkagi räägimegi sinust, su tegemistest on ju, ja see, millega me tavaliselt teele läheme, on, et Jaak, räägi meile oma lugu. Oma lugu? Mis siis täpsemalt võiks nagu huvi pakkuda? Tavaline inimene, täiesti tavaline inimene, pole mingit lugu. Võib-olla tegelenud erinevate valdkondadega, mõni inimene võib-olla on peaaegu terve elu ühe joone peal, mul on kippunud olema neid 180-kraadiseid pöördeid, võib-olla mõne inimesega pisut värvikirevam elu, aga samas täiesti tavaline elu. No seda, kui mina nagu mõtlen tagasi sinu elule nii palju, kui mina seda näinud olen, siis ei saa nõustuda, aga vaatame siis, läheme siit teele. Ja alustuseks, et tavaliselt me saate lõpus anname oma külalisele väikse kingitusega, sina juba seal allkorrusel vaatasid, see on see aine. Et siis see on Häädemeeste valla uus meene, Häädemeeste meresool, mille sa saatsid küll kaasa võtta, aga tegelikult sa rääkisid seda, et sa ise oled soola välja keetnud mereveest, on ju? Ja. Nii et lähme siis, ma eeldan, et see juhtus lapsepõlves. See juhtus kooli ajal. Kas oli füüsika või keemiatund, nii et nüüd see varieerub, et siis kas minu õpetajaks oli Raimo Pruul kui füüsikaõpetaja või siis Marika Kose kui keemiaõpetaja tollel ajal, siis kas kuskil õpikus või kuskil öös, aga kuidagi see kuskil tunnis tuli, et näed, et merevett kõvasti keedad, siis sealt saab soola. Saab, ma proovisin järgi, Vantsu juures. Tõin merest vett ja ma keetsin kuskil, ma pakun, et liiter 1,5 võis olla ja tõepoolest mingi pisike sade sinna põhja tekkis. Läänemeri ei ole väga soolane, ilmselgelt. Okei, aga milline laps olid? Seda peab tõenäoliselt küsima pigem mu vanemate käest, ma kardan. Saab tehtud 25 veebruar, kui salvestame Marjuga. Seda ma kahtlustasin ka, jah, et see võib tulla. Väga raske niimoodi hinnata, nagu milline laps ma olin. Mul endal on hakanud tekkima must juures samasid küsimusi väga tihti nüüd. Ja
vaadates kõrvalt enda poega kasvamas, on tekkinud küsimusi, et aga kas ma ka selline olin, kas ma ka nii tegin või kuidas mina tegin või aga nad ei kipu vist mäletama kõike, ma kardan. Jah. Mis sa arvad siis, kui sa enda poega vaatad, et on ta rohkem sinu moodi või on elukaaslase moodi? Mul on hea meel tõdeda, et seal on meid mõlemaid ja võrdselt. Seda on näha. Vana sul poiss on nüüd? Uku on 1,5-aastane. Väga armas. Ma nägin teda vist siis, kui ta oli peaaegu äsja sündinud, kogemata. Oli see juhus? Ta ei olnud 2 kuudki veel siis, kui ma arvan, et see oli üks minu lähisugulasega seotud üritus. Tõenäoliselt. Nii see oli. Kuule, aga mingeid lõbusaid lugusid oma varasest lapsepõlvest siis enne kooli, sa oled Häädemestelt pärit, on ju? Jah, ma vist kolisime Häädemestele, kui ma olin äkki 3-4-aastane ja järjekordselt, kusjuures nii naljakas, kui sa küsid, et täna hommikul just mõtlesin, et ma saan peaaegu öelda, et ma olen pool oma elust, praegusest elatud elust elanud Häädemestel. Kus sa enne seda olid, kui ta sündinud Pärnus ja siis paar aastat ka Pärnus elanud. Päriselt või? Joo. Kanali tänaval. Täiesti uus Kanali informatsioon minu jaoks. Mul on millegi lapsepõlvest nii hästi meeles. Kanali 26. Okay. Ja teine korrus otsa peal. No selge, ja siis tulite Häädemestele teisele korrusele? Täpselt nii, väga hea mälu. Isa töötas tollel ajal Pärnu Kekis. Isa tädi elas siin ju Häädemeestel ja tädi pereisa käis nooruses palju siin. Ema on siit ju pärit. Ja siis ehitati see kuulus kollane maja ja minu meelest pead ei anna, aga minu meelest tänu emale õnnestus sinna korteri saada. Oli aeg, see oli veel ikkagi Nõukogude Liidu aeg ja ema kui meditsiinitöötaja, siis vist emal oli õigus nagu saada korteri sinna. Jätame nüüd selle maja värvi ikkagi jah, igaühe enda otsustada, et see roosa ilus maja seal. Minu ajal oli kollane. Ei olnud. Oli, kui sa vastu läksid, siis usu mind esimesed paar aastat kõik need lapsevanemad kirusid ja vandusid, see värvis kollaseks. Minu meelest oli niimoodi, et kui sa seda sealt kraapisid, siis tuli kollane värv välja, aga peal oli täiesti tibulaks nimetati siis? Sest kollased tibutada. Just, aga noh, okei, võib-olla siis olen see mina, on ju, et kes ei ole olnud valmis seda aktsepteerima. Nii, ja kooliteed sa alustasid Häädemestel. Kas sa lasteaias käisid, ma küsin sult? Ikka. Käisin Häädemeste lasteaias. Sellest on väga vahvaid pilte järgi. Ja väga toredaid mälestusi lasteaia, nüüd vist nimetatakse õpetajateks, tollel ajal olid kasvatajad. Isegi lasteaia toitu mäletan. No nii, räägi sellest. Hea oli, nii nagu koolitoitki oli minu ajal hea. Minul ei ole halbu mälestusi, kuna tundsin nende asjadega. Mäletan ka, et koolis, lasteaias oli arst ja äkki oli kas tema on Aime või peaks olema see Teori Enno ja enda ema oli äkki. Kui mu mälu ei petta, see oli päris ammu ka. See oli ikka 35 aastat tagasi. Ja mul on väga hästi meeles, kui sõber Andres kukkus tõukerattaga ja põlv läks natukene katki ja siis läksime sinna nii-öelda arstitädi kabinetti ja arstitädi võttis käärid ja ütles Antsule, et nüüd lõikame haige koha välja. Ants hakkas veel rohkem nutma. Sorry, Ants. Tegelikult ta lõikas plaastrit parajaks. Aga sina käisid seal kätt hoidmas siis? Jah, eks seal on, ma pidin ikka igal pool juures olema. Võib-olla ma käisin sõpra lohutamas, ma ei tea. Endal ei juhtunud mingeid äpardusi või õnnetusi? Ei, kuidagi on läinud hästi ja ei ole nagu olulisi selliseid asju olnud. Kõrval olen olnud põnevatele seikadele, mis on kõik hästi lõppenud õnneks. Nii et jah, ei ole midagi juhtunud niimoodi. Halb. Kas sina mäletad oma esimest koolipäeva? Konkreetselt esimest koolipäeva ei mäleta. Mäletan hilisemaid 1. septembreid. Veel pääsukesed lendasid, piiritajad ja ilusaid ilm oli ja mäletan sellest mäest mööda kõndimist, aga esimest koolipäeva küll ei mäleta kahjuks. Mina ka mitte, aga nii paljud mäletavad ja tavaliselt nad on ikka mingite traumadega seotud, et ju sul siis oli hea esimene koolipäev. Aga edasi sealt nooruspõlv. Noorempõlv, vabandage.
kool sai lõpetatud, käisime ju sinuga 3-aastase vahega vist küll. ja sina lõpetasid 9, mina lõpetasin 12. Ja siis viis elu Tallinnasse. Ma õigesti mäletan, siis meil oli lõpupidu ja järgmisel päeval ma läksin minema. Kohe sõna otseses mõttes. Kuule, ma küsingi siit seda vahepeal, et noh, ma mõtlen enda noorusele ja siis me oleme ka siinsete noortega, tänaste noortega rääkinud, et nemad nagu, noh, ikka tuntakse, et maalt minema, on ju, et mis sinu see tunnetus oli, et kas sa kibelesid käbe minema või? Ei kibelenud tegelikult. Tolleaegne armastus oli selline. Reidist leitud armastus. Mis su kasutaja nimi oli? Tead, õnneks ma ei mäleta seda. Tõesti ausalt ei mäleta seda. Ei, ma ei kibelenud. Noh, too hetk võib-olla, ma ei saaks öelda, et suurlinna tuled meelitasid, aga noh, okei, äge, lähme Tallinnasse. Aga ma olen hiljem avastanud, ma tegin circa 10-15 aastat tagasi kindlasti, ma olin täielikult veendunud, et kui ma ühelt maalt maha rahunen ja kuhugi siis nagu paikseks tahan jääda või otsustan jääda või aeg sealmaal, siis on 2 varianti ainult. See on kas Tallinn või see on kuskil täielik perifeeria. No, nüüd niimoodi öeldes on halvasti perifeeria, aga näiteks Häädemeeste või siis veel maakam koht nii öelda. Häädemeeste ei ole maakas, aru saage, Häädemeeste on väga tore, mulle väga meeldib. Ja ma olin täiesti veendunud, et 2 varianti, kas Tallinn või Toomes näiteks Häädemeeste. Mingi Tartu, Pärnu ei tulnud kõne alla, aga need tundusid mulle väiksed. Ma käisin küll nendes kohtades tihti, teistes linnades ka, aga tundusid nii mõttetud ja väiksed mulle. Ja nüüd ma vaevu julgen Tallinnasse üldse minna. Elan Pärnus. Okei, no tänaseks vaata see maaka kõla on hoopis muutunud, et nüüd on nagu cool olla maakas. Vähemalt mul on see tunnetus, et oleme hea meelega valmis seda tiitlit kandma. Sellepärast ma ka tegelikult ei suudaks elada Pärnu linnas. Ma ei elagi Pärnu linnas, et ma elan Pärnu linna ääres, et ma astun taha hoovi, siis ma astun ka sõna otseses mõttes metsa kohe. Et mul peab olema kas mets või veekogu. Mind üllatavas sa nii kiiresti sellest kooliajast nagu üle hüppasid, et noh, lõpetasin ja et tegelikult, no mina teangi sind kõige enam just kooliajast ja sina ei olnud täpselt mitte tavaline noor. Jah, noh, mul kippusid olema pikad juuksed ja nahkmantel ja nahkpüksid ja põlvini saapad ja seda kanakitkumist kadunud koolidirektor Raimu Pruuliga. Heas mõttes muide, see oli väga tore. Kuna ma olin ka õpilasomavalitsuse liige ja ka president ühe aasta, siis ma ei olnud ju paha poiss, kui sa ka mäletad. Ma nägin võib-olla mitte just nagu sa ütlesid kõige tavalisem välja, aga mulle meeldis see, et koolipere puhul me saime teha kompromissi. Et sa olid ise normaalne, natuke torkasid võib-olla üleliigselt silma, aga oldi sinuga ka normaalne. Et mäletan, kuidas tulin sõjaväesaabastega. Ma ei tea, sa mäletad, kuidas vahest olid õpetajad hommikuti vahetusalasid ootamas kontrollimas ja saadeti ukse pealt tagasi. No ja siis vahest oli ju Raimu ise ka ja siis tulid oma tanksaabastega sinna taasma tagasi. Ja sa läksid sinna garderoobi, sõlmisid paelad lahti, võtsid sääred välja, tõmbasid oma teksapüksid ilusasti säärte peale ja läksid tagasi ja see Raimule sobis. Ehk siis ma ei provotseerinud nagu enam teiste ees oma nende saabastega, aga ta sai väga hästi ju aru, et mul on samad saapad ja lasid sääred peale. Et mul on ainult häid sõnu Häädemeeste kooli ja koolipere kohta. No mulle tundub, et ega sa selline paha poiss ei ole ju kunagi olnud või mingit sugust päris nagu pahatahtlikke tegusid teinud, on ju? Ei, ma ise tahaks ka nii mõelda ja mul on endal väga selline südamelähedane võib-olla nali on olnud, et siis kui Uku sündis, siis minu elukaaslane tegime nalja ja siis minu elukaaslane ütles ilusasti Ukule, et vaatame, et milline laps sa tuled, et tuled andekas tark, äkki tuleb sinust mõni insener või advokaat või tuleb sinust lihtsalt hea inimene nagu isa. See on
väga siuke hea terav kuule, aga kompliment. see oleks ju päris hea eesmärk selles mõttes. jah, eks ma püüan seda täita. Jaa, aga sa tõepoolest eristusid väga teravalt. Oota, millal see kool oli siis? 25 aastat tagasi või midagi sellist, on ju? 2005 lõpetasin. Ja sa, kas sellel stiilil oli mingi nimetus või? Ma ei taha nagu, ma ei julge nagu ise pakkuda. jah, selles suhtes see oli, kui me võtame, et olid punkarid, ma alustasin punkarina tegelikult, sinna vahele mahtus juba veel ka tolle aeg mingi hip-hopi ja house'i teema ja breigi teema selline, või algas see ja siis tuli punk äkki. Ja punkist ma läksin üle, hiljem muidugi ta tuli siuke kooti nagu see, aga pigem kohalikud nimetasid siuke pläkkar oli selline termin nagu. Minu meelest nagu nõrk B, L, Ä ja K, K nagu pläkkar, R, A, R. Et neid pläkkarid ehk siis Blacki nagu siukseid austajaid meil ja olijaid väga ju ei olnud, olid siuksed salapläkkarid meil siin nagu Chiki, kes käis nahktagiga kogu aeg ja noh, eks mis siin salata, Triinagi salapläkkar, Triina varustas mind ikka hea muusikaga ja Chiki, niimoodi, ja siis Vanakuhi. Oota, kes see Chiki on, tuttav nimi? Chikil oli ka vend Urr on. Okei, kohe tuli meelde. Just nimelt. Nii, aga sinust, et kui me mõtleme sellele ajale tagasi, kus meil ei olnud see kultuuriruum nii avatud, et kas sul ei olnud mingeid selliseid hirmusid või nagu noh, seda tunnet, et kuidas ma nüüd eristun teistest, et olen imelik siin teiste seas? Ei, mul seda hirmu ei olnud, ma pigem olin uhke selle üle. Ma kujutan ette, et mu ema vist võttis seda võib-olla ka nagu hästi vastu. Isa kui pigem konservatiivne inimene, võib-olla mitte nii hästi, aga isal oli, mulle väga meeldis isa üks põhimõte, et kui su hinded ja käitumine ja asjad on korras, siis minu pärast käib pall ja varvastega. Et noh, kui sa seda joont suutsid hoida, siis nagu oli okei. Aga ja teised ju, kes mind teadsid, tundsid, nende jaoks oli okei. Oli ka neid inimesi, kes noh, vaatasid võib-olla viltu pisut ja ühe korra, mis siin salata, ühe ja ka siiani võiks öelda siiski ka viimast korda tappa saanuna, see juhtus siin samas maja trepil, selle maja trepil. Ära nii küll. Et tollel ajal oli siin pesabaar. Ja eks ma reede laupäeva õhtuti kippusin siia ronima, aga noh, siis ma olin nagu kohe eriti valgevares teiste seas. Kas see oli siis selle stiili pärast? Jah, see oli see stiili pärast just nimelt, et aga ei olnud hullu. Mul oli just hiljuti ühe noorega vestlus sel teemal, et tema ka on oma ealistest erinev ja ta ei sobitu seltskonda ja neid noori on väga palju, kes nii tunnevad, et kuidas tulla toime sellise positsiooniga sel hetkel, et me teame, et see möödub, on ju, aga et kui sa oled see noor valgevares. Ta oli nagu, ma usun, et mind aitas see, et ma olin juba ümbritsetud inimestega, kes teadsid, milline ma olen. Võtame kas või minu enda tegelikult ju klassivennad, Raits, Ants, Carlos, nad olid ju, nende jaoks ma olin mina kogu aeg olnud ja ka ma sain vanematega hästi palju läbi, näiteks Tenno oli ju minu suur sõber ja on siiamaani ja siis minu onu Marko ja ma sain nagu erinevate vanustega inimestega läbi ja siis see riieta nagu nii-öelda välimus, neile see on oluline ja ma kujutan ette, mõned võisid ka kõrvalt vaadata, okei, et noh, kui ta käib veel nende inimestega läbi, siis kõik ei olegi võib-olla kadunud veel. Et kui sa jääd päris üksi, mida minul ei ole olnud, see võib olla väga raske, aga pea püsti jää iseendaks selles suhtes, et ega ma siis midagi muud ju ei teinud, ma ei käinud ma ei tea, surnu ees riste tagurpidi keeramas või kirikuid põletamas. Ma vastupidi, ma nahkpükstes lugesin Koidula luulet ja sain Vabariigi 3. laureaadi ja Pärnumaa mitmekordne laureaat olen ka Pärnumaa oma, et Aire käe all. Käisingi nahkpükstega luuletust lugema ja palun, selles suhtes, et näed, ei olnud nii kohutav inimene. See on väga äge. Nii, surnu ees sa riste ümber keeramas ei käinud. Ei käinud. Aga mingi satanismi pisik või asi seal oli ju? Ja no
see oli siuke rumal nooruspõlve siuke värk, et meie kallis koolivend Veiko Umal proovis Pärnu Postimehes ka ajakirjaniku kätt kooli, siin keskkooli ajal ja siis ta tegi väikse intervjuu minu ja Antsuga, no, tegemist oli tegelikult vist muusikaalasega ja siis kogemata nagu ta kirjutas sinna ühe lause, et või sõnapaari noor satanist. Siis ma mäletan ka, kui ma koju läksin, siis kurat, isal oli leht peas. Mina ei tituleerinud ennast niimoodi, kuigi ma võib-olla vahest salamisi tahtsin ja lootsin ja jah, satanismis võin pikalt rääkida täiesti, sees tuleks teha eraldi saade, et satanismil ja siis seda meedia poolt kuvatud, sellel on väga suur vahe. Et noh, selleks ma ei tahagi sellist, noh, seda sõna niimoodi laiali loopida siin. Inimesed kardavad seda sõna millegipärast siiamaani, aga see ei ole üldse nii kole. Satanism ei ole beebide söömine ja ristide keeramine. Aga kahe sõnaga, ma saan aru, et see on sulle jätkuvalt siis selline südamelähedane teema. Absoluutselt. Religioon on tegelikult kogu aeg olnud. Ja minule isiklikult, ma ei saa öelda, et ma järginud, aga mulle sümpatiseeris väga Anton Chandor Lavey siis saatanlik piibel ja tema esseekogu Miks saatan kõneleb ja seal ma sain ka aru, et see on puhas humanism. Ka seal on omad reeglid, keelud, käsud ja kui sa neid vaatad, siis need on kõik täiesti humanism. Seal ei lubata teha endast nõrgematele haiget, tuleb aidata ja nii edasi, aga ta keskendub rohkem sisemisele egole. Ehk siis sina pead saama tugevamaks. Sinu elu, sina tee, mis sa tahad, tee, mis on vaja teha, aga sa ei tohi teha liiga. Mitte kellegile teisele selle. Kõik usud on aktsepteeritud, kõik tuleb aktsepteerida. Et see oleneb, aga on siis kunagi omal ajal me nimetasime jah, neid happesatanistid olid siis need, mis ei kujunda nagu kultuuriruumis välja tekkinud. Et ennast ma satanistiks ei pea, ei ole ka kunagi või ikkagi niimoodi tõsiusklikult ei ole kunagi pidanud, aga mulle meeldivad sealsed mingisugused teesid ja asjad. Samamoodi meeldivad mulle budismist teatud teesid, samamoodi meeldivad mulle kristlusest mingisugused teesid. Nii et ma olen tegelikult täiesti tavaline Eesti pagan. Jaa, tõesti, see on mingi teema, mida võiks laiemalt kajastada ka. Aga nüüd sa ütlesid, et Veiko Umal tegi teist siis loo muusikavõtmes. Te siis olite nii-öelda muusiku teekonda alustanud. Vot seda ongi raske nüüd, ma ei ole kindel, kas me olime juba, ma kardan, et me ei olnud veel bändi tegema hakanud. Ma arvan, et kuna, miks me nagu Veikoga läbi saime hästi oli seega, et noh, esiteks samas majas oleme nii elanud, aga Veiko tegi bändi koos Tenno, minu onu Marko ja Rait Sohkiniga. Hammen, täpselt nii, millest hiljem sai Krämp ja Veikoga selles suhted nagu oli teada ja on siiani Veikoga head suhted ja siis ma arvan, et kuna me eristusime ka Antsuga natukene sellest, noh jällegi hall mass ei ole, ma ei mõtle nagu seda halvas mõttes, aga siis ühiskonna normidest võib-olla pisut, et siis Veiks kui üsna tark vend ja nina on tal hea selliste asjade peale, siis ta nägigi, et siit on, mis ma sellest hallist ma siis kirjutan, ma siis kirjutan teist. Ma küsin teilt, sest et meie lemmikud ei olnud, noh, Salaja olid, Taruud, Sandstorm, siiamaani Wolf meeldib see lugu. Et noh, me seal nimetasime Nightwish ja Therioni ja ma ei tea, Cradle of Filthi ja Timmu Borgerit, et ma kujutan ette, et tollel ajal, kui mõni päris selline selle muusika fänn seda luges, siis ta võis tõenäoliselt itsitada vihku, et väga, et kuule lapsed, et need ei käi käsikäes need asjad teil. Siin meie podcastis pole ühestki teisest teemast räägitud nii palju kui meeletust rockist ja tegelikult teie ajal oli siin Häädemeestel väga palju noortebände. Jaa, tõsi. Ja kas need kõik olid rockbändid? Rohkem või vähem mõni, jah. Selles suhtes, et kuna ma läksin juba ära 2005, siis oli ju noored poisid, praegu väga tublid, Tiit ja just nimelt Kuš Protšo, ei, Mervenka. Jah, just. Et Kuš Protšo oli, kus Martin, see oli siuke skaapunk
ja ka Mervenka ja Jakob ja nemad nagu ju ilmselgelt Jakobi suurtest mõjutustest Zapad ja asjad, et proovisid pigem sellist proget teha, et mul on kahju, et me tollel ajal ise ei olnud, mina ei olnud progeni veel jõudnud, ma olen üldse jõuan muusikane, ma olen üldse maailmas elus kõikidest 10 aastat maas või 20 millegipärast kõikides asjades. Et ma ei kuulnud neid tegelikult, mul ei olnud võimalust neid kuulda, kas ma olin juba ära läinud või midagi, aga ma tean, et nad hakkasid sellist proget ja natukene teist tegema, et see oleks nagu noh, ikkagi rock, aga ta on proge, ta oli teistest erinev. Oleks tahtnud, et see oleks kaugemale võib-olla jõudnud nagu. Kusjuures, kui sa ütled, et sina oled 10 aastat teistest maas, siis mina olen just sinu kohta mõelnud seda, et sa oled nagu kogu aeg olnud teistest ees. Et see, kuidas sa ringi käisid, mis muusikat sa ise hakkasid tegema, et see oli nagu täiesti selline, mis kuradi jama see veel on, aga tegelikult seda ju noh, ikkagi hinnati ja no täna me teame, et lugu on hoopis teine, jah, eks no muusika maailmas selles suhtes, et kuna ma kuulasin seda muusikat, Ants kuulas, siis tulid bändid Children of Bodom meie ellu, Raitsile ja Kaidole meeldisid hullult need kiired need. Tennol oli lihtsalt mingit vingemat väljundit vaja natukene, et nii ta läks, ütleme nii. Et jah, tagantjärgi mõtled ja kuulad neid laive 20 aastat tagusid. Ühtemoodi kuulad kohutav, teistmoodi kuulad nugis, seal oli mingi asi sees, mida nagu ohoh. Kus sa neid laive kuulata saad? Eks meil on natukene mõned materjalid on endal veel alles. Et üks laiv võeti üles, me käisime Tallinnas Simple Hallis oli Bulls on Parade mingi üritus ja siis seal esinemas rulapargis, skatepargis päris äge oli. Et siis seal võeti üles ja siis on täitsa olemas, siis kuulad neid lugusid, mida sa siin kuulsid mõned kuud tagasi. Originaalversioonid on natuke teistsugust. Kusjuures meil on siin kahjuks küll ainult plaadi ümbris, kus on mingid nende noorte bändide lood peal. See on nüüd see Hendriksoni supporditud plaat ilmselt, jah. Seal on meie esimene stuudiolugu Tähed, millest nüüdseks on saanud Taivatähed. Ja. See on tõepoolest Tähed, see sai Arne Holmi stuudios tehtud Tallinnas ja ju sisse. Ülikõva, mõtle, Häädemeestelt ja hakkasid bändi tegema ja saite salvestada ja... No selle salvestamisest olitses, et me saaksime seda kogemust ja kõike oli ikkagi Aire Koobi tänu, et tema sebis meile, tema kirjutas neid projekte, asju, üleüldse ju need üritused, sama, millest sul Meeletu Rokk on välja ju kasvanud, on ehk siis Suve nukker lõpp on käes, et see on ju kõik tänu Airele. Ilma Aireta ei oleks ei meid, ei Vajad Krämpiga oleks. Hämmen ju nii-öelda ikkagi mingil määral oli, algul kindlasti oli Aire alla ja siis nad olid natukene mässumeelsemad, vanemad, oskasid asju rohkem teha, ajada ja iseseisvamad, aga siiski algul ikkagi nad Aire ju aitas ehitada ja promoda. Mäletad sa, millised need unistused olid siis noorel bändimehel muusikaga seoses? Ma ütlen seda, et mul käisid siin selles podcastis ka täna meie noortekeskuse noored, kes teevad bändi ja nemad unistavad Grammidest. Ma kuulsin seda. Jah, ma vaatasin seda saadet. Oli küll ilusad unistused olid, mulle meeldisid. Tollel ajal, ma ütlen ausalt, vähemalt minul unistusi ei olnud. Tegime seda, mis meile meeldis teha. Meid toetasid ju nii-öelda fännid. Me ei näinud neid nii väga, näiteks kui me siin samas laululaval oleme esinenud, meil on ka niimoodi, et inimesed istuvad seal toolide peal, aga ma mäletan, et Rait Sohkin ütles mulle kunagi ilusasti, et ei tea, kui palju teil on vaikivaid fänne, kes on kuskil seal taga ja lihtsalt seisavad ja vaatavad, aga neil jalg ja asjad käivad, sa ei tea, et te väga meeldite neile. Muidugi hiljem oli ka, kus meil on ka pilte, kus siin laululaval on palju rahvast hoopis ees jämmimas. Aga hiljem olen ma praegu näiteks nüüd siis see 2 aastat ma ei ole nagu endale väga mingisugust sellist sihti pand. Kunagine võib-olla vahepealne unistus oli esineda Tapperis ja eelmine laupäev sai see ära tehtud. Esinesime Tapperis.
kui nagu meeldiks ja läheks võib-olla Eesti mõistes Hard Rock Laager oleks nagu äge. Aga näiteks ma loodan, et Kaido ei pahanda, ma võin öelda Kaido unistus oleks esineda Rootsi ansambel In Flamesiga samal laval, aga mitte siis isegi samaaegselt, aga näiteks samal festivalil, et kus on In Flames, ta saaks lihtsalt seal samal laval esineda. See on nagu minu meelest väga huvitav ja äge nagu unistus, et me ei pea isegi samal päeval olema. Aga lihtsalt samal laval tahaks ära käia. No ma loodan, et Kaido ka meile siia külla tuleb ühel päeval. Oleks väärt. Aga selle Skrattenini me veel jõuame tagasi, et nüüd kui tuleme selle ajani, et sa ütlesid, et kool sai läbi ja panid kohe järgmine päev Tallinnasse ära, et mis seal siis vahepeal sinu elus toimus? Et sa ütlesid ka alguses juba, et sa oled korduvalt neid pöördepunkte oma elus kogenud. Mis toimunud on selle noorest Tanisti elus? Kuna ma kooli ei läinud edasi kohe, siis ma otsustasin, siis tuli tööle minna. Ma tulin kodust ära ju. Ma olin 19-aastane, ema isa enam raha ei anna. Siis tuli tööle minna. Siis tutvuste kaudu, kuhu ikka noor inimene, ikka ehitusele abitööliseks. Ja jälle täna siia sõites mõtlesin, kui tänulik ma olen sellele tegelikult tänulik olnud üldse 10-15 aastat, sest see andis mulle meeletult palju kogemusi. Nii et 2005–2009 ma olin üldehitaja, õppisin palju, olen suuteline ja olen oma elus pannud püsti suuri kuure, asju, oskan valada, sisetöid ja kõik. Super. Siis tuli majanduskriis ehk majandussurutis, masu ühesõnaga tuli. Siis kuidagi kuklas on olnud alati nagu isa või ütlen, et olen saavuta elus nagu riigitööle minna. Ja siis kuidagi sõber Gunnar ehk siis Lorentsi Kunn töötas tollel ajal sidepatis ja rääkis mulle ühest võimalusest Kaitseliidus töötada. Ma kui tubli kaitseliitlane 16-aastaselt juba Antsuga astusime Kaitseliitu. Ja siis ma läksingi tööle masu ajal Kaitseliitu, ehk siis oli ütlus vorstiviil sõduri leival on õhuke, aga see on alati olemas. Ja see oligi see väga kindel, kui ehitusmullid ja mullid lõhki läksid, puum oli, siis majandusel muutus väga raskeks. Ma nagu pihta ei saanud sellega, sest ma olin riigitööl päris hea oli. Selles suhtes oli nagu väga tark otsus. Mis sa tegid selle riigitööl? Ma olin julgeolekus valves pataljonis aga see perspektiiv hakkas tasapisi ära kaduma, ei olnud nii huvitav. 4 aastat äkki Tallinnas logistikapataljonis ja siis kohtusin sõber kuskil täiesti suvalisel mingil Nõmme eraüritusel, kohtusin mõnikord elus näinud Norman Luhtjärvega ehk siis ansambel Square'i trummariga, kellel on täna muide sünnipäev. Palju õnne. Ja Norman töötas Kaitseministeeriumis ja ütles, et oot, aga ma vähe vaatan, uurin, et tule meile äkki. Ja nii ma läksin Kaitseministeeriumisse ja seal ma ei olnud isegi aastat ära, kui ma siirdusin Välisministeeriumi ja Kaitseministeeriumi koostöös lähetusse Brüsselis. Nii et kokku oli minu sõduri teekond 8 aastat. Et peaaegu 3 aastat olime Brüsselis. Eesti alaline esindus Euroopa Liidu juures. Rue Gumard 11. Aga ava natukene seda teemat, mida see töö päriselt tähendas? Ma kõik ei saa avada. Nii palju kui ei saad. Eks ta lihtsakoeliselt öeldes, ma olin sõjaväevalve. Ehk siis Eesti sõjaväe objekte ja ka välisobjekte tollel ajal valvasid Kaitseliidu Tallinna Maleva valvekompanii ja ehk siis me olime militaarvalve. Milline see töö on? 24 tunni vahetused, vaatad, et pättust ei tehta. Olenevalt siis objektist, kus olid pataljonis, vaatad keegi, pataljoni puhul oli see, et mitte ainult, et vaatad keegi sisse tuleb, vaatad keegi välja ka ei lähe. Aga Kaitseministeeriumist ma väga ei saa rääkida ja Brüsselis ka ikka vaatad, kas inimene on oodatud sinna majja või ei ole, registreerid valve.
ühest küljest nagu tundub selline hästi põnev ja intrigeeriv ja teisalt sa mõtled, et 24 tundi valve on ju, et igav. Just täpselt, et eks ma püüan seda natukene huvitavamaks praegu rääkida, kui see oli, on ju. aga minu meelest oli see oli siuke äge noore inimese töö või siis sobib ta hästi natukene juba, kes tahab hästi stabiilset asja, siis sobib ka, sest et tööl käisin mingi 7 korda kuus ainult. Noh, see kiire matemaatika, siis tunnid tulevadki täis. Et 24 tunni vahetustega. Et selles suhtes, noh, kõrgemale selle kohaga enam ei olnud võimalik jõuda kui Brüsselisse, et see oli, aga see oli äge, nägid ägedaid inimesi, nägid tuntud inimesi, nägid nende kiiksusid, mida võib-olla lehest, kaamerast ei näe, sa said nendega vabalt suhelda. Tolleaegne peaminister Taavi Rõivas kirjutas minu õe tütrele sünnitervituse seal Brüsselis, et kui väike Anju kunagi, nüüd enam mitte nii väike, suurem on, siis võib-olla ta otsib välja, näitab talle seda. Kui sa nüüd seda ütled, siis see täitsa kõlab tuttava loona, jah? Et jah, see oli Eesti esinduses, oli eestlaste jõulupidu ja Taavi Rõivas, tolleaegne peaminister, juhtus Brüsselis olema ja võttis ka sellest osa ja minul oli vaba õhtu antud. Ja siis noh, seal oli, lõbus oli ja siis küsisingi, et härra peaminister, et mina saan homme onuks, et kas oleks palun võimalik kirjutada väike tervitus. Ja siis muidugi peaminister hakkas naerma, kus te teate, et te just homme onuks saate. Siis ma tean. Selge, valmista asjad ette palun ja homme hommikul ma tulen majja. Ma olin järgmisel päeval hommikul tööl, valmistasin kõik asjad ilusasti ette ning andsin peaministrile suunised kätte ja ilusa paberi, kuhu kirjutada ja 2 tunni pärast oli see minu käes uuesti. Juurde tegime pildi ja pildistas tema nõunik ja see pilt on ka seal kaardi peal olemas. Väga lahe. Ja. Oli küll ebapopulaarne peaminister, aga siiski peaminister. Noh, eks see on jah, igaühe otsustada. Aga mis lahedaid lugusid veel sealt, kui sa nüüd mõtled sellele ajale tagasi, et mis on see, mille sa sealt kaasa võtad oma eluperioodist? Kas sa mõtled Brüsselist või mõtled sellest sõduriperioodist? See sõduriperiood oli megasegane, selles suhtes 8 aasta sisse, selles vanuses jääb palju asju, aga see etapp elus saigi selle Brüsseliga läbi ka ja ma olen ülitänulik, et ma sinna sain, eks ma ju suuresti tänu endale sain. Aga see, mida ma nägin ja sain nagu näha, see võimalus, et ma olen nagu ülitänulik, et mulle kui ajaloo- ja militaarhuvilisele Belgias olevad Ardennid, kes teist maailmasõda tunneb, teab, kui palju asju on toimunud üleüldse Belgia madalmaade territooriumitel, nii esimese kui teise maailmasõjal, siis ma sain neid külastada. Et tunni aja sõita, kui põhimõtteliselt Belgia on kõvasti väiksem kui Eesti ja noh, Hollandisse minna nagu või köki-möki on ja, et näha neid esimese maailmasõja pulgelahingu ja kohti ja neid kaevikuid ja või siis teise maailmasõja nagu siin Ardennid ja Luksemburis ja käia, et see oli nagu vägev. Pluss ma tegin ka seal bändi. Toho. Jaa, kõik need aastad, et me esinesime eestlaste jaanipäevadel Belgias ning olime ka kutsutud Luksemburi jõulupeole, esinesime Hiltoni hotellis. Vahivärki. Kellega tegid? Antsu ja teisi või ei olnud? Ei olnud, seal oli meil teissugune bänd natukene, et neil oli juba see bänd olemas, bändi nimi oli Ilusad isad. Aga kuna nagu kõik ei olnud isad, me tulime juurde inimesi, siis lõpuks me panime nimeks Le Brünk. Et siis nagu sisaldas natukene nagu Brüsselit ja punki. Eesti Ekspressis ma olen esikaanelnud sellega. Täiesti uus informatsioon. Sellest mul on täitsa sellest on mitu lehekülge on suur Eesti Ekspress on täis. Lõbusad Brüsseli punkarid või mingi sükka on selle asja pealkiri. Ma Karl Röögin selle esikaane peale. Väga lahe ju. Et ka selline juhus jah, täitsa. Kas see bänd ei tee teil comebacki või? Ei, aga nemad jätkasid, kuna Brüssel on ikkagi koht, kus väga tihti inimesed roteeruvad ja siis õnneks tulid suurepärased muusikud peale ja on ka neid, kes seal on siis permanentselt, kes on juba elu omale sinna loonud, nemad on endiselt seal ilusasti sees ja 3 liiget käisid ka vaatamas Kratte Neeli tehase kontserti.
Mm. see on nagu väga äge On küll. kohale. Me oleme sind kuulnud karjumas Eesti Ekspressis, oled sa esikaanel olnud karjunud. Kas sa mängid mõnda pilli ka? Ei mängi, parmupilli mängin tegelikult ülihästi omast arust. Jaaniga siin, kui ta käis, siis jaurasime ka väljas, väga lahe oli temaga koos mängida. Niimoodi mitteametlikult, et mitte kontserdi ajal. Parmupilli ma sain, hakkas parmupill meeldima, kui mul see veider alternatiiv elu peale tuli ja siis ema ostis mulle mingi selle hiinaka ja siis mäletan, et vanaema ja vanaisa kinkisid mulle 18. sünnipäevaks päris ehtsa Eesti parmupilli Vägilastest ja Ortist tuntuks saanud Priit Moppeli tehtud. Ja see parmupill õpetas minuga suhte alles 2 aastat tagasi. See kestis väga kaua ja oli väga äge. Ei olnud lugu, mida ma ei osanud sellega mängida, pidi lihtsalt olema see, et ma pidin lugu teadma. Ja igasugu figureid sai sellega tehtud. Kitarri meeldib plönnida, aga ma ei oska. Džembet mängisin kunagi kõvasti, aga see vist on juba nüüd, ma ei tea, kui mitu aastat Triina aidas. Et noh, džembe on ikkagi lihtsalt džembe, et ma oskan taga natuke teha, aga mitte nüüd nii palju. Põhimõtteliselt ei oska väga midagi. Noh, ikkagi põhimõtteliselt oskad ju. Natuke midagi, trummi oskan ka natuke, Tenno õpetas. ja Tenno õpetab meil praegu ka uutele noortele. No vot, väga hea. Trumme Kas neil juba need paksud kummimatid on, mida Tenno nõuab, et nendeks saab kodus? Aga no tänapäeval saad minna osta. Omal ajal Tenks kuskilt lõikas, ma ei tea, mulle siukse jupi väljus ilge poks kummimatil, sellega sai kodus siis harjutada. Ma ei oska öelda, ei ole sinna proovi pääsenud veel. Ei, aga jah, ei midagi muud. Xylofoni harjutan kodus nüüd. Aga sa tulid Brüsselist ära? Jap, 2016 veebruar. Enne seda ma käisin talvel 2015 kodus ja tekkis plaan, et aitab, tuleks tagasi koju, et hädasti on häid põllumehi tarvis. Aga kuna ma eriti hea põllumees ei olnud, siis ma hoopis sebisin, või tähendab sõber sebis mind enda juurde tööle, läksin erasektorisse IT-sse hoopis. Mulle tundub nagu kõik need lood algavad sedasi, et mõtlesin, läksin, olin. No kus see IT ja... Selles suhtes arvutiasjandus on mulle meeldinud juba 93-ndast, kui ma läksin esimesse klassi, siis kui Jäädemeeste ambulatoorium sai, ma ei tea, mis vägeva kanalit pidi omale 386, üks arvuti, ja siis seal me seda tutvust tegime, eks eelkõige mängisin ja kippusin Norton Commanderis F8 vajutama, mis on Command Erase, ja siis Adleri Raul jooksis ja parandas seda kogu aeg, sest väike Jaak jälle bussis midagi ära. Ja nii see läks kuidagi aastat ikka, siis tutvusin siin ühe teise legendaarse arvuti inimesega Jäädemeeste alevikus, seal keskel kuskil lasteaia lähedal. Ja tema on mulle palju asju õpetanud. Ausalt, ma pean suurimaks õpetajaks nagu riistvara ja asjade loogika kooskõlastamiseks. Et nii ta läks. Ja eks ma natukene kooli ajal Elon ka õpetas üht-teist ju. No minu jaoks küll olid natukene Eloni tunnid igavad, sest et ma teadsin seda kõike. Aga ta oli väga õpetaja ja ta õpetas ka natukene meile HTML-i programmeerima. Kodulehti tegema nii öelda. Ja need asjad jäid kunagi kõrva taha ja siis nüüdseks ka ju, juba tollel ajal osaliselt oma tee siia leidnud Jetil võttis mu enda tiiva alla. Ja siis ma nii töötasin Jetiliga 5 aastat kõrvuti ühes toas. Jälle üks üliäge periood. Üliäge supervisor. Meil oli toas kitarrivõimud, kitarrid, elektrikitarrid. Jetil on nii äge inimene. Temal korra programmeerimisest kopp ette viskas, ta võttis kitarri kätte, hakkas lihtsalt Jimi Hendrixit või Jimmy Page'i või Eric Claptonit või vastavalt tujule mängima, aga see oli nii lahe. Et see oli IT. Why not, noh. Oled sa siiani IT-s? Ma ei tööta IT-alal, aga jaa, see on siiamaani mu hobi. Aeg-ajalt meeldib oma arvutiparki asju uuendada ja kui mingid jupid alles jäävad, siis ma müün neid maha ja siis ma tavaliselt mingi hetk vaatan, hindan üle, palju neid on, ostan midagi kasutatud juurde, panen ühe arvuti kokku ja siis müün kellelegi maha. Aga programmeerimise asjaga enam ei tegele.
millega sa tegeled nüüd? juhtimisega. Täna hommikul ma tegelikult Jaagule ütlesin, et mul on mingi ultranohu tekkinud, et kas sa ikka tahad kokku saada, onju. Ja siis sa ütlesid, et sa töötad 500 inimesega koos, et jah, vahet ei ole. isegi veits rohkem kui 500. Kuidas kuidas võimalik on? Sa ei tohi jätta ju vahele. Pärast IT-d, mis juhtus. Noh, vabandust. Pärast IT-d ma läksin Norra Põhja-Polaarjoone taha. Hoopis katuseid panema. On ju tore sõdur, IT, Polaarjoone taha katustele. Ja siis ma tulin tagasi. Tegelikult olgem ausad, Norra ma läksin nagu paljud finantseesmärkidel ja ma ei tea, kas nad ei olnud mul siis nii suured või midagi, ma saavutasin need üsna kiiresti. Nagu ikka esimene asi omale jalad nii-öelda alla saada, elukaaslasega soetasime elamise, siis natukene tahtsin nagu rasva peale teha ja üllatasin isegi, et ma ei olnud isegi 2 aastat vist Norras. Ja siis tuli ju tööd hakata otsima. Mul on hästi finantstark elukaaslane ja mina soovisin nagu oma silmis nägin ja niimoodi serveerisin, et no nii, ma siis nüüd tulen suve alguses koju ja siis terve suve ma vedelen Raejärve ääres ja käin kalal ja puhkan ja naudin oma töövilju, onju. Ma ei olnud 2 nädalat ka kodus, kui ma tööl olin, kui ma Norrast ära tulin. Sain sõimatud, vedele ja ei raiska raha. Väga, väga hea oli. Ja tema tutvuste läbi mind siis kutsuti, ma kandideerisin Scanfil Pärnu IT-sse. Ja ma olin veel Norras tollel ajal, läbi Teamsi oli siis vestlus ja ma ei saanud sinna. Aga nädal aega hiljem võttis muga tolleaegne personalijuht ühendust ja küsis, et vaat, meil on selline asi, et kas sellisest asjast ei oleks huvitatud, oli projektijuht. Ja muidugi ma olin huvitatud. Ja nii siis lõppeski minu kuulsusrikas katuse panemise karjäär. Ja kuulsusrikas kalastamispuhkus. Ja minu suur soov, südamesoov terve suvi kalal käi. Siis ma tulin tagasi Pärnusse, jaanuaris ostsime vist elamise ja mais tulin tagasi Pärnusse elama ja läksin Scanfil Pärnusse tööle NPI projektijuhiks. Mitte midagi ei saanud aru. Mis see tähendas? NPI on lühend siis New Product Implementation ehk siis klient, mitu projektijuhti on, projektijuhtidele on antud kliendid ja kui klient soovib oma toodetes või asjades teha mingisugust muudatust, uuendust või täiesti uue prototootega tuua, siis NPI projektijuht on see, kes see vahelüli, kes on siis kliendi ja tootmise vahel. Aga mis tüüpi tooteid tehakse? Scanfil OÜ on, nagu meile meeldib öelda, high mix, low volume tehas. Mina olen elektroonikalal, aga meil on olemas ka mehaanika, galvaanika, kõik integreerimine. Aga mina olen elektroonikalal. Aga seal ma sain ainult napilt aasta olla. Kui mind seespoolt osteti nii-öelda üle või värvati üle ja nüüd ma olen 3. aastat elektroonika tootmisüksuses juht. Kõlab uhkelt. Ma ei tea. Milline juht sa oled? Seda saavad mu töötajad öelda iga aasta 1 korra, kui tehakse suur Ennova uuring. Nii, ja siis tagasiside kindlasti ju jõuab sinuni, et sa saaksid. Tõusis 5 pügalat see möödunud aastal, mis tähendab, et ju ma siis olen okei nende arvates. Me muidugi ei tea seda skaalat nüüd. Jah, ei ikka rohelises, et eks ma püüan saavutada seda tasakaalu nii töötajate ja nende sotsiaal nagu elu ja püüan sellest aru saada, sest et kujutate, ma olen ka kõrgkoolis vahepeal käinud ja kunagi õppisin sotsiaaltööd. Et ma püüan nagu aru saada ikkagi inimestest kui inimestena ka, mitte ainult nagu tööriistast. Ja siis samas on sul teine pool juhtkond ja tehas, kes sulle ka palka maksab. Ja siis peadki seda tasakaalu seal nagu hoidma üleval, et tehke tööd, et me saaksime müüa, et me saaksime teile raha anda,
et tal kõik hästi oleks siin nagu. Eks see piits ja präänik käsikäes käivad. kuidas me sellest sotsiaaltöö erialast niimoodi üle hüppasime nüüd, et millal see juhtus? 2009 läksin Pisipedasse, tollel ajal oli ta siis Pisipeda ehk siis Tallinna pedagoogiline seminar. Nüüd on ta Tallinna Ülikooli alla käiv, seal Kristiines, seal Tedre tänaval. Kaua sa seal käisid siis? 3 aastat käisin. Mul on tegemata ainult viipekeel andmata, kursusetöö ja lõputöö. Nii et mul on lõpetamata. Miks sa sotsiaaltöö valisid? Hea küsimus. Olen kuulnud ka seda varem, miks, et tundub siuke veider. Ma tundsin millegipärast, et mul ei ole elus eriti halvasti läinud. Et tegelikult on mul nagu suht hästi läinud, et on olnud raskemaid, on olnud kergemaid perioode ja eks ma nägin oma ümber inimesi ilmselt nagu halvasti läinud. Ja siis ma sinisilmselt lootsin, et ma saan süsteemi või midagi muuta või parandada, et inimestel läheks natukene nagu paremini. Ma arvan, et see oli mingisugune unistus või soov anda tagasi ühiskonnale. Sest et jah, eks ma olen ka makarone söönud 3 päeva järjest. Ilma, et sinna midagi peale võib-olla panna oleks, aga minu meelest ei olegi vaja, makaronid on niigi head. Aga jah, et aidata inimesi. Et see empaatiavõime on mul suhteliselt vist tugev kaasa tulnud emalt, ma arvan. Ja jah, nüüd ongi. Aga siis, kui ma tuli teisel kursusel siuke aine nagu sotsiaalpoliitika, siis ma hakkasin nagu aru saama, see on nugis, et ei saa ikka kõike maailma asju ära parandada. Ei saa jah, et ma sain entuka pealt. Täpselt just, et ma mõistsin, et sina võid siuke trillale-trullale minna ja väike ametnik kuskil olla, aga kohe põletad ennast läbi. Et ja abivajaja peab minema ikka läbi halli kivi, ikka nagu meeletu töö, et mingit pisikest väikest toetust saada. Natuke pettusin süsteemis tolle hetkel, aga minu asi oleks olnud ju siis süsteemi muuta. Aga ma ei jõudnud sinna. Ei pooleli. Kahjuks. Sa ütled ka, et sinu elus on olnud väga palju selliseid pöördepunkte ja täna sa oled juba 3. aastat siis tootmisjuht. Et mis sa arvad, mis edasi saab? Vaat ei tea, see mul ongi endale ka tegelikult hakanud nagu meeldima vaikselt, et ma ei kujutagi ette, et kui vaadata nüüd, võiks juba öelda statistikat, siis ma ei tea. Pole õrna aimugi. Ma ei tea, võib-olla kunagine unistus on mul teha puutööd. Et aga niimoodi, et ma ei sõltu sellest minu sissetulek või elamisstandard ei pea muutuma või mingilgi moel, et ma saaksin seda teha lihtsalt nagu see on minu kunagi unistus. Lihtsalt teha puutööd. Teha mõni kapp või voodi valmis näiteks. Siis kui sa üks tore vanaisa võib-olla. Hei, meil kindlasti on kõik märganud, et mul ei ole täna seljas seltsimaja särki, on ju. Tead, et mina mõtlesin, kas ma panen Häädemeeste särgi või selle pusa selga, siis ma kartsin, et hakkab palav. Ja oleks hakanud kindlasti, aga meil on Scratoni särgid. Scraton on teinud väga-väga võimsat comebacki. Et kuidas tekkis siis see idee, et panna see vana hea punt jälle kokku? Peaaegu sellisena, nagu ta tuli siin. Sa ju tead väga hästi, millest see tuli. No ma tahaks kogu aeg öelda, et see on tänu meile, aga eks see on ikka suuresti tänu teile. Kui ei oleks siinsel sellel meeletul rockil seda nagu välja öeldud või õigatud ja et nii on, et vaevalt ta siis oleks nagu kokku tulnud, aga kuna ma ise siin ütlesin, et ja küll teeme ära, et me siis järgmine aasta tuleme, siis nii ta läks. Ilma Kaidota muidugi seda juhtunud ei oleks. Et Kaido tuleb, räägib teile pikemalt kunagi ehk, aga sealt on ainult nagu kiidusõnad Kaidole. Kaido nagu see vedur on olnud ja teinud ja vedanud seda praegust, et kõik need ümber arranžeeringud, asjad kõik, et kui öeldud sai, siis tuli teha.
ma just tahangi välja tuua selle, et te oleksite võinud ju tulla ka niimoodi, et tulete, vanad head sõbrad, taas kokku, laulate urumunne, teete oma need käigud ära seal ja kõik oleks täiesti õnnelikud olnud, aga te ikka pöörasite selle värgi täiesti pea peale, et nüüd sel aastal te tulite väga-väga suure show'ga lavale, aga ka juba eelmine aasta tegelikult te esinesite siis peale miljardeid ja andsite ikka sellise kütte peale, et see oli nagu Jaa. päris rets. Vaat seal on nagu, minus on olnud seda konflikti selle aja jooksul ka, et nagu ma kirjeldasin, seda vana kraami on nagu veel alles tegelikult kuskil enne kuulata, et see tundus nii teistmoodi, kuidagi nii ürgselt ehe ja toores selline, et nagu seal oli see mingi asi, isegi see stiil on pisut sellega nagu juba erinev, mis praegu on, siis juba nagu mainin teda täna mitmes kord, et sõber Soku siis ütles mulle ühe ilusa lause, et Jaak, ära karda progressi. Ja noh, nagu ma ütlesin sulle, minuni jõuavad asjad alt hiljem, minuni jõuavad kohale asjad hiljem, ma olen väga aeglane inimene. Et Kaido ju avlas selle asja kohe ära, võimalused on 15 aastatega meeletult muutunud, nagu sa ise tead, on ja me ei istu suga kuskil, ma ei tea kus, on ja me istume suga siin seltsimaja sinu siin ruumis, on ja nende asjadega. Ehk siis samamoodi on igal poisil on juba helikaart olemas, kõrvaklapid peas, mängib kitarri, nad said kokku, nad tegid proovi kolmekesi niimoodi, et istusidki nii, nagu me sinuga istume, aga kitarrid käes mängisid läbi. Kaido tegi koos Raunoga Põhjad ennem. Võimalused on nagu läinud nagu vingemaks, on ju. Ja enne siis seda nüüd siis üle-eelmise aasta seda comebacki või me füüsiliselt saimegi 3 õhtut ainult Kristo Kotkase stuudios kokku ja me ei läinud sinna harjutama, vaid me läksime kokku mängima. Sest et eeltöö oli juba nagu nii kõva ära tehtud. Kõik need lood olid juba uuendatud, seal oli ainult vaja kokku mängida üksteisega. Aga see konflikt, mida sa mainisid, see siis tuli nüüd nii-öelda sellel uuel tulemisel, on ju? Jah, see tuli sellel uue tulemisega, et ma ei tea, ma olen nagu mingites asjades kuidagi selline kinni võib-olla jäänud või selline vanakooli, ometi nagu siis ütlesid, ma olen nagu mingites asjades sinu arvates ees on ja ma võtangi mingisuguseid asju hästi kiiresti omaks ja vastu, aga mingites asjades ma kipun jääma võib-olla nagu kinni, et hakkan kartma, pabistama võib-olla pigem hoopis, ütleme nii, et ei tea, kas ikka nii on hea ja kas ikka nii peaks ja peab. Täna sa siis oled selle progressi omaks võtnud, et võib minna küll. Võib minna küll, jah. Et why not, noh. Selles suhtes, et teised on professionaalid kõik nagu seal bändis, et mina seal kiren lihtsalt veits, aga teised on nagu ilgelt vinged vennad õhed. Kuidas see Scrateni muusika üldse nüüd tänasel päeval tekib? No, kui me läheme vaatame autoriühingusse, logime sisse ja vaatame siis, mis on, et kõik need lood ikkagi ju Kaido osalti koostöös siis Raunoga arranžeeris ümber, sõnad on minu omad ja sellist tekkimist nagu vanasti oli, seda enam ei ole. Et kui nüüd plaadi peal on 11 on viniili peal, netis on 10 lugu, sealt on 2 on täiesti uued lood, mis on puhtalt Kaido tehtud, siis vanasti nägi see välja nii, et me saime neljapäeva õhtuti siin Häädemeeste keskkooli all koridoris kokku ja hakkasime genereerima. Tänapäeval nimetatakse neid bandcampideks, neid tehakse nüüd nädalavahetusel, me tegime iga neljapäeva õhtu. Ja nii need lood nagu seal sündisid meiega koos, keegi tuli, ma ei tea, meloodia peale või mingi asja peale, niimoodi me ehitasime. Aga nagu ma ütlesin, nüüd võib ehitada loo iga vend nagu valmis kodus. Meil on mingisuguseid ideid asju, aga sellest me täna ei räägi. Olgu, aga ma mõtlengi seda, et rääkimata nüüd AI võimalustest, kus absoluutselt iga vend võib muusikat luua, ei saa enam öelda, et kirjutada või teha, on ju. Et ka need inimesed, kellel puudub igasugune muusikaline taust, kogemus, haridus, et see on päris ulme, et kuidas siis see nii-öelda reaalne muusika sinna keskkonda sobitub sinu arvates täna?
nad on ikkagi, ta ei ole päris nissikas meie oma, aga noh, sa pead ikkagi midagi, sul peab mingi kiiks olema, Skratten sulle meeldiks nagu, et jah, mu abikaasa kuulab väga palju Skrattenit. sest kui sa veel nagu ai ka välja tood, kusjuures meil oli isegi korra mõte albumi kaanel, et ei ole kasutatud ai-d juurde panna selline märge, aga lõpuks ikkagi loobusime sellest, et ma ai-d kasutan, mitte muusikalal, aga ma muidu kasutan ja ma kohutavalt pelgan teda. Meie muusikas jah, ei kasutanud ai-d ja ei plaani ka seda teha, sest et nagu ütlesin, meil on nii fantastilised muusikud kõik, et ei ole nagu vaja. Ja ilma suurema tseremooniata tegelikult sa ütlesid, et album on väljas. See tekkis siis peale seda esimest Meeletut Rocki, noh, seda uut lainet. Jaa, siis me tulime siia ülesse ja istusime minu meelest isegi mitte diivanitel, vaid patjadel või kuidagi põlvili ja põrandal ja siis, noh, teeme ära siis või? Teeme ära siis. Peale Meeletu Rocki esinemist tulite ülesse. Jah. Mäletame, Sanju kükitas, võttis veel viinamarja ja juustu ja siis Kaido ütles, et teeme siis ära või? Vain, teeme ära siis. Ja järgmiseks aastaks oli olemas. Ja see ei tulnud lihtsalt välja, et see oli ikka suure bängiga. Jah, 12. september andsime ta välja. Valmis oli kevadel muide. Kaido 40. juubeliks oli valmis plaat tegelikult sinna jüripäeva venti ja aga siis me otsustasime nagu edasi asja lükata. Pluss veel vahepeal ju tootsime vinüülid ja asjad ja siis andsime ennem ju kas augusti lõpp andsime veel selle singli Ulmi välja eraldi videoga koos, suvel filmisime videot ja siis tuli see suur bäng, Kaido elutöö võiks öelda. See on suur Kaido nagu selles suhtes, et laps, et kogu see plaat ja see helitehas ja nagu üks suur eneseületus. Isegi nii vingele vandeadvokaadile kui doktor Künnapas. Häädemeestelt. Doktor Künnapas ja no eks me kuuleme temast nüüd. Kas see oli tema elutöö? Aga sinu unistus Skratteniga on küll nüüd täitunud Tapperi laval olla. Jaa, tõsi. Teist korda. Enne helitehast oli üks proov ka tegelikult seal. aga noh, siiski nüüd ikkagi esineda Tapperi laval, jah. Mis asi seal toimus? See oli Metal Travel Agency sünnipäevapidu, 26. sünnipäevapidu. See on selline agentuur, mis korraldab välismaistele festivalidele nagu bussireisi. Aga mitte ainult, vaid ka siis, ma ei tea, reisi Islandile, Laplimaale, mida iganes, et see on nagu siis siuke seltskonna mõttes, et nad on kõik siis nagu siuksed metalli ja rocki ja nagu fännid, et nagu siukse ühe, kuidas me ütleme siis, stiili sõbrad või muusika žanri sõbrad siis nagu koos, et ei tekiks seda konflikti, et issand, see muusik mulle meeldib sees. Noh, sa oled ise mööda maailma palju rändanud, sa tead, et rännukaaslased peavad olema sarnased pikaks ajaks, kui sa pika aja oled, on ju. Et siis Metal Travel Agency korraldabki sellistele rocki ja metallisõpradele reise. Ma vaatasin täna hommikul seda, et just olid Eesti muusikaauhinnad ja seal on metalalbumi kategooria täitsa olemas ja seal oli 3 nominenti ja ükski neist polnud Skratten. Miks? Seda peab küsimus riistaks jälle, siuke pop teema praegu. Peridian oli, Interprid oli, nemad on praegu tegelikult Eesti noortest tulijatest nagu kõige võimsamad juba. No nad ei ole veel lõpetanud oma seda tõusu, nad on endiselt alles up to hill minemas. Noh, neile millegagi üldse väga raske vastu praegu saada. No ja siis Taak oli, ma sain aru, jaa, tore. Mul oli nämmin tulnud, et Sorg ei olnud näiteks, kes tuli üle pika aja välja. Aga me olime selles suhtes, andsime, meie plaati oli antud, Kaido viis veel oma käega ilusasti kohale. Et nii nagu ka, ma kujutan ette, väga palju teisi bändi oli. Sellest ei ole üldse hullu, et seda ütles ka meie helimees ja bändi produtseerija Tõnis Noevere, et seda ärge üldse muretsege. See ei näita midagi. Jah, ega ilmselt need kuulajad ka väga seda
noh, jah, sellest lugu ei pea selles mõttes, et kas on või ei ole, jah, et ma arvan ka. muusika on see. Ja tegelikult see album on tõesti hästi ilus, ma ütleks, kui võib. Selline Kujunduse mõttes hästi, kujundus on ka kena, väga kena, aga nagu see meloodia, et see on hästi meloodiline minu meelest. jaa, Et ma pean tunnistama muidugi, et sõnadest väga aru ei saa. nii ta kipub olema, jah. Ainult ühed need, üks lüürika on olemas, mida siis saad subtiitreid juurde lugeda endale. jaa, selles suhtes album on ikkagi story'na nagu järjekordja on üles, et seesama Kaie sisse loetud see algus on ju, et ta juhatabki tegelikult, kui sa oled nagu albumi ära kuulanud, siis sa selle uuesti kuulad, siis sa nagu kui sa võib-olla oled sõnu lugenud ka sees samal ajal, siis natukene saab ikka aru ka, et okei, et see sissejuhatus tegelikult ikkagi võtab juba plaati kokku niimoodi, et ta on ilusasti story'ga plaat ja plaadi kujundus kui nagu füüsiline kujundus, see on ka tegelikult ajalooga, et see kaev ja need tähed, et keskkooli ajal ma ööbisin suiti garaaži peal, et vanemad lubasid suvel olla, kui kooli ei olnud, on ju seal oma elu elada ja siis ühel õhtul või ööl järjekordselt Soku oli meie Sokuga seal ja eks meil juttu jätkus millegipärast kauemaks ja eks me siuksed lõbusad olime, tegime sellise bändi nagu Vana Empel ja siis Vana Empel ei ole kunagi ühe proovina, seesama üks oligi üks proov, rohkem tegudeni pole jõudnud, aga too öö valmis Vana Empli esimese albumi Gaas juba nagu Raidi peas. Ja see oli, ta nägi seda nii tugevalt, ta kirjeldas, et see peab olema pime öö ja kaev, vana paekivi kaevu põhjast vaatan üles ja seal on need tähed. Sellest sai Skrattani Taivatähtede Gaas hoopis lõpuks. Nii et see on rohkem kui 20 aastat tagasi tekkinud mälupilt Raidil. Mis nüüd Vana Empeli esimese albumi kaanele tuleb? Ma ei tea, ma mõtlen seda. Võib-olla tuleb kohe teine album teha. Nüüd ei saagi panna seda, jah. Sa ütlesid, et teil on plaane, millest sa rääkida ei saa, ideid, aga selliseid, mida sa saaksid meiega jagada, mis Skrattanist edasi saab? Raske hetkel öelda. Ma ei tea, meil tuleb koosolek varsti, kus me natukene arutame seda asja, meil on esinemispakkumisi. Me oleme palju ka juba ära pidanud ütlema, kusjuures mis palju, mõned. Aga ja on ka uusi tulnud ja pluss me nüüd peamegi siis nagu läbi arutama nüüd, et mis, kuidas, millal, mis formaadis, et me ei taha muutuda keldribändiks kindlasti mitte, et aga ei näe ka võib-olla vajalikuks, et alati igal pool koor on, sest ikkagi bänd on eraldi, on ja show mõttes on koor nagu mega ja soundina. Et me peame natukene vaatama seda läbi ja arutame siin, see juhtub üsna varsti mõningate nädalate jooksul juba, et eks siis saab vaadata rääkida. On mõningaid huvitavaid pakkumisi, kui need ilmsiks tulevad ja avalikuks, siis võib igaüks sellest ise välja lugeda, mis ta soovib. Sina põlise häädemeestelasena ja mul on ka selline tunnetus, et sinule läheb korda see, mis siin toimub. Ja. Et mis sinu soov on, et milline see häädemeeste võiks olla ja tulla? Tal on juba väga suuresti selliseks muutunud, nagu ma võib-olla sooviksin või oleksin soovinud, et ta kunagi on. Et võimalused, noorel inimesel on olemas erinevad võimalused, vanemal, eakamal inimesel on erinevad võimalused olemas. Eks ta võib-olla sellise keskmise koha pealt, mul puudub väga ülevaadev infot, kuidas siin on töökohtadega, et eks see on olnud läbi aegade ilmselgelt viimased mitukümmend aastat juba väikekohtade mure on, et töökohti ei ole, et oli aeg, kui 80% meestest töötas Fibos või nimetagem, kes kuidas soovib enne seda. Kui nendega oleks ka töökohtadega oleks hästi, siis nagu oleks väga hea, et maainimene peaks nii-öelda käima linnas on 40 kilomeetrit siin sõitma. Aga muus suhtes, kui ma vaatan näiteks, kui sa sõidad Alevist läbi, see, mis siin mõned aastad tagasi lõpetati,
selle Kesktänava äärte tegemisega, alustades siis sealt nendest kõnniteedest, tervisekeskuse vastas olevatest asjadest, bussijaamast, nüüd uus Coop, no super, selles nagu viimase peal, et mõtle, kui staadion ka tuleb. jah. Sind mõjutaks see olulisel määral. Noh, miks ta nüüd mind ei mõjutagi võib-olla aga ei tea, kas ma siis see onn, mis me kunagi õega ehitasime, see vist lõhutakse siis ära. Küllap vist. Et seda ei olegi. Räägime kultuurist ka veel 2 sõna, et oleme siin ju ikkagi kultuurimajas. Ja sina oled ka olnud paljude kultuurisündmustega siin seotud, et enne kui sa mainisid Jaani, siis sa ei öelnud tema täisnime Meister Jaan, on ju? Jah. Et kas mul on õigesti meeles, et sa olid selle sündmuse õhtujuht või päevajuht? Täpselt, olin küll. Jaa, et milliseid kultuurisündmuseid sina tahaks siin kandis näha? No tegelikult meil on olnud väga nagu ägedaid asju, selles suhtes, et kui jätame selle meeletu roki korra nagu välja, siis väga äge oli see maandus. Oli ka päris mitu head aastat ju. Ta oli vist isegi veel ju mitte ainult siin, ta oli isegi Jaagupi selles vanas poes ja maandus oli nagu ülilahe asi, milles oli minu meelest suur potentsiaal selles suhtes, et Tõrva poistel on nagu, tead kui raske on nagu kuskil panna häädemeestele, suurt nagu keegi midagi ei tea, nagu panna siuke asi püsti. Esimene aasta oli okei, nagu rahva mõttes on ja see asi kogus ja minu meelest ta oleks veel rohkemaks läinud nagu, kui see oleks nagu jätkunud, et õudselt kurb on, kui asi nagu selles suhtes maandus töötab ju edasi. Aga siin nagu lõppes ära enne, kui ta nagu minu meelest saavutas üldse kogu potentsiaali, et kui sa vaatad neid võnkeid ja kõiki neid asju, nad kõik on alustanud mingist pisikesest asjast, aga see on nagu iga asjaga, sul on vaja natuke aega, et seda klientuuri tekitada omale, seda, et inimene tuleks. Samamoodi, meil oli ju super asi, oli Põhja-Liivimaa festival. No ma mäletan alguses saati enam-vähem seda meeletult palju ägedaid mälestusi, aga sa kujutad ette, kui huvitav oli kuulda Brüsselis Euroopa Parlamendi diplomaatidelt ja asjuritelt, häädemeestelt, ma käisin see möödunud suvi sellel Põhja-Liivimaa festivalil seal. Kui sa nagu kuskil teises Euroopa riigis inimesed räägivad, sest sa mäletad, olid ise nendest ju võtsid osa, et tegelikult tohutu rahvas oli lõpus, nagu lõpupoole, ma ei tea, võib-olla eelviimasel, rahvast oli palju. No me Aigiga ka arutasime nii maanduse teemat kusjuures, kui ka siis Põhja-Liivimaa festivali ja ka seda, miks see siis ära jäi. Et meil endil oli ka need mälestused nendest esimestest kordadest, kus sa mäletad, et see ju jooksis üle kogu alevi. jah. See oli ikka nii äge ja see unistus kogu aeg midagi sellist uuesti teha püsis, aga need võimalused vist ei tulnud seal nii-öelda järgi, on ju. Ja jah. Aga siin on ennegi vanu häid traditsioone taas elustatud, et kui see aeg kord tuleb, siis ma arvan, et midagi sellist võiks täiesti vabalt uuesti tekkida. Jaa, aga kultuuri mõttes on teil ju viimase peal auhinnatud huviteater. Ma saan aru, et olid välja müüdud lausa need kargune ainetel või see asi. Vau. See etendus tuleb uuesti 14. märts. Täitsa oli. Siis kui teil on nüüd veel võib-olla isegi peale kasvavad muusika põlvkonda, mis on nagu äge, peaasi, et see väljund on, et nad saavad. Noored peavad saama aru, et meil on see võimalus. Isegi kui nad võib-olla ei vii seda lõpuni, aga neil on see võimalus, see on suur asi, kui see on. Aga ma ei kujutagi ette, mis siit nagu kultuuriliselt veel puudu on, et kas üldse midagi puudu on. Minu meelest see Ranna ja Männi luite identiteet on juba nii tugev ja sest tuleb ainult selg sirgu hoida ja seda näidata. Tuleb ka võib-olla mõelda, et kuhu maani me üldse kõik ikka tasu välja näidata lõpuks. Ranna rahvas on ikka tegelikult pisut kiulik ja onnakas ka. Kõik ei tahagi välja äkki anda, ma ei tea. Vaadake seda Seltsimaa ja viimase peal, meil on kultuuri palju, meil on inimesi,
kes kõik teavad siin kultuuri, igaüks on omamoodi kultuur minu meelest. on küll. meil on see lahe surf, see on spordikultuur, see on nagu vägev. kui uus staadion tuleb kõige sellega, mis seal nagu esimeses plaanis praegust on ju, jälle vägev. meil on discgolfi rada, ma leian ketta, ma helistan sinna numbrile, see on Tallinna inimene üldse, tore, kas sa pakiautomaadiga palun saadad tagasi, sest nad käivad üle Eesti, sõidavad neid läbi. nii et kujutan ette, et ma muidugi ei tea, kui palju inimesi kirikukontserte on meil minu meelest. Ma loen ikka vallalehte ka, ja teeme seda vallalehte ikka ka, et vahest kui ma näen, et on kirikuüritused, kontserdid, ma ei, kas inimesed käivad seal kirikukontsertitel, kultuuri küll ja veel. Jätkake. Ja jätkamegi. Aga Jaak, mida sina tahaksid täna veel lisada? Kuhu? Siia, sellele väikesele teekonnale, mis meil on olnud siin viimase tunni ja 15 minuti jooksul. Et mis mõtetega sina ära lähed? Mina olen heade mõtetega. Aga sooviks pigem julgust, pealehakkamist ja ärge kartke põruda. Kui põrute, siis põrute, siis tõusete uuesti püsti. See on nagu ma Scratini lauluski ütlen, ja ma kukun, tõusen, kukun, tõusen läbi elu. Ja kui kukun, siis tõusen, see on minu saatus, see on minu igavene tee. Nii et see käib elu juurde. Tuleb tõusta ja kukkuda. Siia ma ei tahakski rohkem midagi lisada, et nüüd me saime ka Scratini sõnad teada. Ja kuulake siis head muusikat ja kohtume. Aitäh kutsumast. Ja aitäh sinule tulemast. Teeme nii kõike head.